Olles valmis, Vivatbet. Sardiinia MM-ralli teine täispikk võistluspäev on läbi ja rallit juhib endiselt nii nagu ka pärast reedest võistluspäeva Sébastien Ogier. Ott Tänak kaotab talle 11,1 sekundiga ning kolmandal kohal on Kalle Roompere kaotusega Ogierile 55,5 sekundit. Tänane võistluspäev oli Ogier ja Tänaku võrdsete meeste duell. Kumbki võitis 3 kiiruskatset, kuid 4 sekundit tuli Ogier kasuks aega juurde. Sai seda väikest statistilist detaili mainitud Ott Tänakule, ta küll ütles, et tegemist ei ole päris korvpalliga ja need kiiruskatse võitude arvud nii ei loe ja see vastab loomulikult tõele, aga see näitab lihtsalt seda, et mehed on võrdsel tasemel ja kihutavad niimoodi nii palju, kui võimalusi on ja samal ajal rehvi säästes, autot säästes, aga kiirus võrreldes teiste meestega on ikkagi hoopis teisest puust, see näitab ka siis see vahe, kuna Kalle Roompere kaotab ikkagi juba päris palju. Vaatame nüüd kõigepealt, mida Ott Tänak tänasest päevast arvas. Ott Tänak, Sardiinia ralli teine päev läbi. Sébastien Ogier'ga kiiruskatse võidud täna viigis 3-3-4 sekundit tuli vahet juurde. Kuidas sa ise seda päeva nende numbrite pealt hindad? Ma ei tea, korvpalli ei mängi jah, et selles suhtes ma arvan, et numbrid iseenesest ei ole olulised, aga päeva teine pool oli tegelikult positiivne, et suures pildis suutsime rehvid ühes tükis hoida ja eks see oligi paras selline rehvide piiri tunnetamine, et ühe koha pealt ei taha rehvi lõhkuda, teise koha pealt ei saa neid väga kulutada, aga samas pidi head rütmi leidma, et siuke omamoodi piiri peal mängimine. Pärastlõunal see kõige ohtlikum olukord tundus olevat see Bajari moment, et kui ohtlik või napikas see oli, ma saan aru, et mitte mingisugust hoiatust kuskilt ei tulnud. Eks ta oli üllatus jah, et see poolkiire mäe taga seisis täpselt keset teed, et seal terve tee oli blokeeritud. Kuna see täpselt see kurv, kus oli, ma teadsin, et seal on ei lõika mul, eks seal on kivid sees, et siis ma pidin sealt minema üle kivide turmida, et see kindlasti ei olnud tervislik, aga näed, auto oli tugev seekord. Terrine Vill märkis ühes intervjuus pärast katset, et rasked olud, et sulle hästi sobivad, et kas seal tõepõhi all, et sulle need füüsiliselt rasked kiiruskatsed hästi klapivad? Ma ei oska öelda, mis nad klapivad, aga eks jah, tavast, kui on väljakutse, siis eks tuleb üritada maksimumi, et eks see alati ongi selle kuidagi balansi leidmine, et ühte tükki jätta, aga samas ka piisavalt hea rütm oleks. Aga jah, see sõltub nii paljudest asjaoludest, et see päris nii üks-ühele vast ei ole. Pärastlõunal see sõidu lähenemine oli, et peaasi vist oligi lihtsalt kive vältida, et rehvid koos püsiksid. Nagu ma just 2 küsimust tagasi ütlesin, et oligi rehvide manageerimine, et ei lõhuks ja ei kulutaks. Homsele vastu minnes 11 sekundit vahet. Teil on Sébastien Ogier'ga viimasel päris palju viimase päeva duelle. Sa oled tagantpoolt tulija, et kuidas sa oma võimalusi näed või sa tead need katsid ka, mis seal tees ootavad, et mis sa loodad? Ega me väga ei tea, et uued katsed ei ole varem neid teid sõitnud, et ma arvan, et omamoodi kindlasti keeruline väljakutse, et mis tempos me homme oleme, raske ette näha. Et eks oli positiivne see teine peale lõuna, et vähemalt Kallega sai vahe kasvatada, et see taga on ka natuke varu, et eks siis näis, mis pidi see kiiruse vahekord on. Sa oled sellest tempost ja vormist rääkinud läbi selle ralli ka, et oskad sa hinnata, et kui kaugel sa võib-olla ideaalist oled, et sa oled ilmselt ainuke mees, kes oskab seda ütelda? Ei oska seda ütelda. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Kuulsid, võetakse homme siis 2 viimast kiiruskatset, 2 korda läbi, täitsa uued katsed ja ei osanud isegi Ott Tänakusugune kogenud mees rajaga tutvumise põhjal ütelda, mis nendel katsetel võib ees oodata, aga selge on see, et võitlema Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja lähevad. Aga Sardiinia rallil on kohal veel 2 Eesti rallipaari ja Robert Virves asub siis WRC 2 arvestuses hetkel 6. kohal, Romet Jürgenson 8. Virvese jaoks oli tänane päev väga raske, juba eile rääkisime sellest, kuidas tiim
ei soovi, et ta maksimaalselt suruks. Mees ei tundnud täna ennast ka kõige mugavamalt ja kõige paremini ja tempo ei olnud väga hea. Robert Jürgenson seevastu oli päris heas hoos ja päeva kokkuvõttes, kui võtta ainult teise päeva aegu, oli ta 5, mis on täitsa tipp-top tulemus, aga saame nüüd kuulata, mida mehed ise päevast arvasid. Robert Virves teine päev Sardiinia rallil ka sõidetud. Esimeste meestega, oma klassi esimeste meestega päris tempos ei ole püsinud, et kuidas seda päeva iseloomustad ja kommenteerid? Täpselt nagu eile, et meie nii-öelda eesmärk püsib sama, et peame lihtsalt läbi sõitma ja loomulikult see läbisõitmine võiks ka toimuda võib-olla natukenegi parema tempoga, aga ma suures plaanis kuidas öelda, liiga hästi ennast ei tunne, et üsna, kuidas öelda, keeruline ülesanne on niimoodi sõita, et sellise sõidu jaoks mingi rütt tekiks, siis see on oma ette lugu. No mida kasulikku sellisest päevast on kaasa võtta või mida sa õppisid tänasest päevast? Et ei pea iga ralli metsa panema. Oled sa lõppetunniga rahul või? Tuleb olla, ma arvan. Et ralli ei ole veel läbi ka. Et eks see on natukene nii-öelda selle hooaja algusega seotud kõik. No, homme ka veel päev 4 kiiruskatset sõita, et mis sa homseks plaanid? Homme on jälle uued katsed ja ega plaan on suhtkot sama, et üritame nii-öelda seda sama safe sõitu teha või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Aga edu sul on. Robert Jürgenson, Sardiinia ralli teine päev tehtud, nagu vaadata selle päeva tulemusi, on täitsa tipp-top, ma usun, et võid päris rahul olla. Jah, et ikkagi eilsega võrreldes ka kerge samm edasi mingitel katsetel, et olid üsna katki tänased teed, et selles suhtes võib-olla Fiesta kõige tugevam külg see ei ole, kui on väga palju bedrocki ja seda maakivi väljas, siis selles osas tuleks veidi paremaks saada veel, aga üldiselt jah, ma usun väga positiivne päev, et isegi jällegi katsed, mis kõigil on teada, aga ikkagi suutsime enam-vähem tempos olla, et homme on jälle uued katsed kõigile uus legend. No siis isegi WRC mehed rääkisid, et füüsiliselt mingid kiiruskatsed täna väga rasket sõita, et kuidas sul selle jõuga on, eile sõitsid ilma rooli võimuta vahepeal, et täna siis ütleme normaaloludes kätes rammu on rasketel katsetel. Ega see väga ei aidanud, et see roolivõim eile läks, et selles suhtes hommikul ja tegelikult siiani tunnen, et see eilne roolivõimu jama on ikkagi kätes veel, aga ütleme nii, et jõusaalist on natuke kasu olnud ka ikkagi, et mingi eesmärgi nimel on saanud teha ikkagi, et siuksed rasked päevad nagu saad aru, et ikkagi ilma trennita väga seda asja ei oleks võimalik teha. No üks päev on veel sõita 4 kiiruskatset, mis eesmärgiga sa viimasele päevale vastu lähed? Ma usun, et jätkame samamoodi, et nagu ma ütlesin, siis homme on jälle uued katsed, mis võiks mulle sobida rohkem, et kuna kõigile uus legend jälle ja selles suhtes on hea. Sardiinia rallit on jäänud siis sõita veel üks päev, pühapäev, ralli viimane päev, kus jagatakse välja siis eraldi punktid selle päeva eest, eraldi punktid punktikatse eest ja loomulikult siis ka ralli üldvõit. 4 kiiruskatset, ees ootab põnev võitlus ja tänu Vivatbeti abile oleme me muidugi siin kohal ja saame neid viimase päeva sündmusi ka teile kajastada, tuua intervjuusid ja arvamusi, nii et püsige meie kanalitel.